Raamat. Päästis eestlased näljahädast? Ei. Päästis eestlased sõjast? Ei. Tegi eestlastest eestlased. Noh, võib-olla. Aga siiski raamat. See kangelane, kelle kuldseks rüüks tühipaljas papp ja lihaks ja luuks tühipaljad sõnad. Võib-olla ei olegi sõnade olulisus ühes raamatus nii suur, kui me arvanud oleme. Võib-olla on hoopis olulisem see papp ja paber ja tint, sest nemad kaitsevad, nemad hoiavad ja nemad säilitavad. Miks on pandud just sõnad ja neist moodustatud laused ning seda just nende rahvusele oluliste raamatute puhul niivõrd kõrgele pedestalile? Ning jah, ma saan aru, sisu on olulisem kui vorm, aga kui poleks vormi, ei oleks ka ju sisu. Mida teaksime me millestki, mida ei panda mitte kunagi kuhugi kirja? Ilmselt mitte midagi. Niimoodi mõtlesin ma siis, kui lugesin esimest korda raamatut Tõde ja õigus. Minu isa, Tõe ja õiguse täieliku fanaatikuna, tahtis, et ma seda raamatut loeksin umbes sellest ajast saadik, kui olin 13. Lükkasin seda tegevust pidevalt edasi, kuna Eesti talurahva piinadest lugemine ei tundunud mulle piisavalt intrigeeriv. Kohustuslikus korras pidin gümnaasiumi jooksul siiski raamatu kätte võtma. Selle avama ja seda ka lugema. Kui ootate siit nüüd mingisugust imelist meelemuutust ja tärkanud armastust antud raamatu vastu, siis seda ei tulnud. Ja ma mõtlesin pikka aega, miks. Miks ei saanud minust seda gümnasisti, kelle eesajukoor oli niivõrd kiiresti arenenud, et ma oskaks seda raamatut päriselt hinnata ja sellest ka muidugi aru saada. Miks oli mina see järjekordne nõme teismeline, kes pidas eestlasse niivõrd olulise raamatu lugemist piinavaks? Lõpuks sain siiski aru, et asi oligi minus, mitte raamatus. Olin seda lugenud valesti ja 2 silma vahele jätnud raamatu kõige olulisem osa. Lappasin seda Tõde ja õigust ja mõtlesin terve aeg, et miks ma seda lugema pean. Miks pean mina, 21. sajandi noor, lugema mingisugust raamatut mingisugustest vanaaegsetest inimestest, kes kaklevad mingisugusegi kraavi üle. Selle mõtte taustal ei saanudki ma aru raamatu tõelisest tuumast ja sellest, mida Tammsaare selle kõigega öelda üritas. Asi ei olnud ju selles kraavis. See kraav oli lihtsalt metafoor, et edasi anda midagi palju olulisemat ja sügavamat. Eestlast. Et näidata meile, milline oli üks kõige traditsioonilisem, kõige eestlasem eestlane. Näidata ka tema arengut ühiskonnas. Kuigi seda tänapäeva inimese jaoks ilmselt veidi paisutatud viisil. Lõpuks jõudsin ma järeldusele, et rahvas siiski algab raamatust. Ja mitte sellest papi, paber ja tindi osast, vaid siiski sisust. Igal raamatul on identiteet. Ja Tõe ja õiguse näol võime öelda, et ühes raamatus võib olla ka tükike eestlast. Mis kõige huvitavam, see tükike eestlast sai seal raamatus olla juba enne aega, kui eestlasele üldse eksisteerida lubati. Juba Vargamäe Andrese näol võisime näha selle tõelise eestlase isiksust. Tema mingil määral külmust ja jonnakust, aga samal ajal ka tohutut töökust ja pühendumust. Mina võin nüüd kindlusega öelda, et mina tean, miks Tõde ja õigus eestlaste jaoks niivõrd oluline on. Aga iga eestlane
peab selle olulisuse raamatust ise üles otsima. Sest igas eestlases on osake tõde ja õigust ja tões ja õiguses on osake igat eestlast. Aitäh!